No nii, teen ühe väikse sõiduvideo ka siis. Kui ma nüüd käisin just Ravai kalaturul, siis sõidame selle Ravai ranna poole ka läbi. Siis näete, kas siin on ka avatud kõik. Tahtsin öelda, et see, et video woblerdab, et see on tingitud sellest, et mootorratas teeb lihtsalt oma töö. Aga ma tegelen selle probleemi lahendamisega, et siis tulevikus oma sõiduvideost teen, siis seda enam ei ole. Näete, restoranid on avatud. Mitte kõik, aga mingi kogus. See praegu ei näe, aga teisel pool on ka avatud. Et tegelikult ongi niimoodi, et see restoran ise tegelikult asubki paremat kätt ja siis siin vasakut kätt on, saad istuda lihtsalt ja tellida siit. Paadid on muidugi enamus rannas. Siit saate ka paati tellida. Paremat kätt käis mingi pidu. Eile oli ka, kui ma sõitsin õhtul trennist koju, siis keset teed jalutas väike elevant koos 2 mehikesega. Ja pärast, kui ma veel sõitsin sealt mööda, siis elevant oli viidud mingisugusele sünnipäeva peole. Et keegi tellis endale sünnipäeval elevandi. Väikse elevandi. No mingi paaritonnise. Ja näete, inimesed istuvad, chillivad. Näete, kuidas kohalikud elavad. Ma teen teistpidi ka tiirus. Ja minult on küsitud, et kuidas need kohalikud ikkagi praegu hakkama saavad siin. Turiste ju ei ole ja turismisaar. Aga tegelikult on asi selline, et Tai inimene on loomult koguja inimene. Ta kogub. Ta ei ela nagu eestlane elab, et palgapäevast palgapäevani. Väga paljud edukad eestlased, ma tean, mis on täitsa selline keskklass ja elavad palgapäevast palgapäevani. Sest enne vaja ära maksta majaliising ja autoliising ja ma ei tea, mis iganes, maksud ja kõik ja siis hästi süüa ja pidutseda ja nautida elu ja uusi asju osta ja raha ongi otsas palgapäevas. Tai inimene kogub ja neil on väga paljudel, isegi tavalistel töötajatel on kogutud ikkagi mingisugune reservfond. Ja sellest elavadki. Ja muidugi riik toetas ka siin 5000 pahti andis ja töötu abiraha on siin olemas, mitte väga suur, aga ka normaalne. Ja igasugused toetusprogrammid on praegu. Et elul ei ole tegelikult viga midagi neil. Ja need, kes olid siin turismiettevõtjad, eks ole, kellel olid siin tuurifirmad ja paadifirmad. No, seal on nüüd 2 varianti. Kes oli nutikas, see kahmas raha kokku, see võib 10 aastat niimoodi elada, et ta ei pea üldse tööd tegema. Aga kes näiteks võttis just enne seda pandeemiat endale 10 bussi näiteks liisingusse, siis need bussid on muidugi nüüdseks tagastatud. Aga saavad ikkagi hakkama. Sest jällegi nad on kogunud mingi reservi endale.
muidugi hinnad on odavamad praegu kõvasti. Kõik hinnad, massaaž, nagu nägite eelmises videos, ma tegin 20 pahti on kookos, tänava pealt siis. Hulgimüüja käest saab 10-ga, ma tean. Muidu tavaliselt veebruari keskel on kookos ikkagi kuskil 50 pahti lausa, kui ta on kuskil rannas otse. Ja piil on näiteks 50 pahti veebruaris tavaliselt. Tundub, et igal pool on 20 kohti. Täna on siin turg. See on mingi kaltsuturg lausa täna. Mingi festival lausa. Ohoo. Võib-olla tulen täna teen videosid. Näed, sõidame bensiinijaamas praegu mööda, ma ei tea, palju te näete, ma igaks üks ütlen, et 95 on 25,94 ja 91 on 25,67. Et võite ise kalkuleerida, palju see on. Mõnes kohas on odavam, mõnes kallim, et siin ei ole niimoodi, et kõik panevad ühe hinna, et ikka päris kõva hinnasõda käib vahest. No nii, ma praeguseks lõpetan video ära. Kuni järgmist korran. Sõidame veel ühest kohast mööda. Ja eelmist pikemas sõiduvideos ma rääkisin teile liikuvatest turgudest. Näete, üks liikuv turg on siin. Näete, paremat kätt. Nimetavad ise Fresh Marketiteks neid. Fresh Market on selle pärast, et turg pannakse üles põhimõtteliselt kell, no mis see praegu kell on, mingi kell saab 5 kohe, eks ole, ja kell 7 hakkavad kokku pakkima. Ehk siis kell 4 hakkavad üles panema ja kell 7 hakkavad kokku. Kõik, mis on, kõik müüakse maha. Sellest ongi Fresh Market. Nii, nüüdseks lõpetan video ära. Järgmise korrani, tšau!